kohaliku ehk siis Vigala folklooriseltsi Kiitsarakat poolt. Ja meil on teile siis mõned tantsud esitada. Otsisime parimaid palu, et mis võiks olla nagu meile omased ja head. Ja alustamegi siis selle oma otsimise tulemusel oleme jõudnud siis selleni, et siit üsna lähedalt Kirblast pärit tants Vursahkadi. Pealkiri ütleb juba enda eest ja tantsutegevus ilmselt on aimatav, mis tegevusega tegemist on. No siin me nüüd siis oleme. Aitäh kutsumast ja me jätkame Saaremaalt pärit tantsuga Raksi Jaak. Nagu näete, meil naisi rohkem kui mehi, nii et selline tants on igani asjakohane. Nii, aga nüüd oleks huvitav teada, missugused Savikoja venelase variandid on levinud Eestimaal. Helmest, Jürist, Kihnust, Karksist, Urvastest, Mustjalalt, Laiuselt. Ja need variandid nüüd siis tulevad siin järjepanu esitamisele. Ilmselt tunnete ära ka mõned, mida te olete ise tantsinud. Ja loomulikult ka see, et meie tuljak on saanud ka sellest alguse.
ja nüüd koguneme ühiseks perekonnavalsi ringiks, sest Eestimaal on ka palju variante, kuidas on tantsitud perekonnavalsi. Meil siin 7 varianti reas. Perekonnavalss. Nii, eks ole rikas meie Eestimaa ja alati on tore ju osata ja tunda oma pärimust ja väga vahva on ka see, et meie noored tantsuautorid on mõelnud ka juba edasi ja seadnud siis lihtsast armastatud tantsust, seltskondlikust tantsust. Tegemist on tantsuga Padekaater ja Hedvig Haarde on siis sellele seadnud, sellest saanud nagu alguse tants Padepolka. Tehtud on see siis muusika, lugu on Poola polka ja ansambel Kiiora. Tore salvestus on siis tantsusaateks rühmadel, aga meil on oma pillimees Marten Kaljas.
nii, selline tervitus siis meie poolt. Aitäh tantsijatele, aitäh pillimängijale, aitäh publikule kaasa elamast ja head peotuju jätku!